Võistlusmängus Rakett 69 panevad tulevased teadlased mängu kõik, et võita 10 000 eurone stipendium, ülikoolikoht ja täita oma unistused. Mängus on veel 11 noort. Möödunud nädalal said konkurendid tõelise külma duši, sest rohelised tegid toimiva arvuti ootamatult kärmelt valmis. Sinised tõestasid teises ülesandes, et ka nemad suudavad kiirelt tegutseda. Ühegi võiduta oranžid läksid duellivooru. Markus Rene töötas kindlalt ja süsteemselt. Programmeerimishuvilisele Mardile jäi IT-teemaline saade viimaseks. Ka täna lõpeb võistlus ühe jaoks. Kui 14-aastane Laura Tekker hakkas üksi ümber maailma purjetama, oli imetlusväärne, kui sihikindel ja võimekas ta on. 518 päeva hiljem astus ta kõige noorema ümbermaailma purjetajana maismaale. Rakett 69 on samamoodi põnev seiklus enda ja oma võimete avastamiseks. Minuga koos otsivad tulevast teaduse tähte geneetik Riin Tamm ja Eestist kosmoseriigi teinud Mart Noorma. Noored võistlevad 3 tiimis. Oranžides on Markus Rene, Daniel, Maria Pibiolota. Sinises võistkonnas on Arnold Rein, Tiit Hendrik, Joosep Hendrik ning Jan-Erik. Roheliste hulgas võistlevad Kaarel, Karl-Marti, Karl ja Kelly. Tänases saates vaatame, kui oskuslikult oskate ära kasutada õhuliikumist. Jätkuvalt on oluline võita vähemalt 1-2 võistlusest. Tiim, kes ei võida kumbagi, saadetakse duellile ja keegi teist läheb koju. Vaatame, keda täna usaldate oma meeskonda juhtima. Palun nimetage oma kaptenid. Oranžid. Mina olen täna oranži tiimi kapten. Tahaks ikka näidata poistele, et üks tüdruk võib ka saate kinni panna. Sellel nädalal juhin siniseid mina. Ma oskan inimesi kas juhtida või neile positiivset tagasisidet anda, selle läbi tiimitööd siis võimendada. Täna olen mina roheliste kapten. Kui ma midagi väga lolli ütlen, et siis laidavad nemad maha ja kui nemad midagi ütlevad, siis võin ju mina ka maha laita. Kõik on tasakaalus. Alustame võistlusega. Esimene ülesanne on ehitada purjeauto. Täpselt poole tunni pärast paneme teie masinad joonele ja võidab võistkond, kelle sõiduk ületab esimesena finišijoone. Aeg läks käima nüüd. Okei, võtame rahulikult. Nii, meil on purjeauto. Järelikult ta peab sööntma maas, aga purje selle, ehk siis tuulega, ehk siis õhuga. Nii, mis meil on antud? Meil on paber, me saaks teha sellest selle purje. Ja auto, meil on auto jaoks on vaja rattaid. Oranž tiim hakkas efektiivselt tööle ja Maria võttis kohe kapteni rolli tõsiselt. Kuna olen juba kokku puutunud makettide ehitamisega, tundus see väga sarnane. Kas 3 purjed? 3 purje on vaja, et vastu tuult sõita. Siis teeme lihtsalt purje, mis seisaks. Antud ülesandes ei ole puri väga oluline. Peaasi, et see natukenegi tuult püüab. Kõige tähtsam on veermik. Peame tegema valmis teljed, kus rattad oleks paralleelselt. Kõige loogilisem oleks teha siis siidiplaatidest rattad. See siin tuleb ratta külge ja see läheb nagu, ütleme, teljeks vahele. Siin on hõõrdejõud väga väike, nüüd tuleb välja mõelda, kuidas teha nii, et see ratas siit otsast maha ei libiseks. Põhiline probleem on see, kuidas saada rattad võimalikult sirgelt ja võimalikult vähese hõõrdumisega käima. Meil on siin hunnik plaate, võtame palju neid. 1 plaat ratta kohta, mida rohkem me paneme, seda suurem on hõõrdejõud. Millise purjega me selle asja ära lahendame? Kas kellelgi on ideed? Ta peaks minema tuulejõule edasi. Ehk siis, ma ei taha väärida. Selle ülesande valisime saatesse, et näha, kas noored oskavad lahendada lihtsaid insenertehnilisi probleeme. Kui teha puri selline kolmnurkne. Mis võib juhtuda selle purjega, et näiteks puudeks läheb rohkem siia, siis nad hakkab otot kallutama. Oluline on aru saada sellistes võistlustes, et teoreetilised kontseptsioonid tuleb võimalikult kiiresti praktikas järgi katsetada, et saada aru, milline lahendus töötaks. Kõrred lisaks. Mis mõttes kõrred lisaks? Siia vahele panna näiteks mingi papitükk. Jah.
ja siis... Väga hea mõte. Ja siit ühest kohast puutub seda papitükki, siis hakkab see ratas siin niimoodi käima. Oli vaja kuidagi see keskpunkt kindlasti ära fikseerida. Kui meil on näiteks neid papitükke siin rohkem, siis suureneb küll höördejõud, aga ratas on nagu otse kogu aeg. Tegelikult purjega me tegeleme selle raami ja ratastega hetkel. Panime 2 siidiplaadi vahele papitüki ja selle papitüki keskele siis panime kõrre. See on väga hea ratas, sellepärast, et serv on hästi ühtlane. Niimoodi läheb jube hästi. Kuidas me nüüd kinnitame siia külge selle nagu võimalikult... Me saame panna papitükikese teibiga siia peale ja kui on 2 või rohkem papitükke, siis see on juba piisavalt paksult oleks ratas sirgelt keelamas. Ma proovin ühe valmis teha, teie mõelge. Okay. Ma valmistasin oma rattaid ja telgi, sest me teadsime, et see on ühendatav ükskõik missuguse muu disainiga. Mida laiem seda parem. Ja kui ta on meil liiga lühike, siis võib tekkida et me lükkame ta ümber. Kui ta on pikk, siis me ei saa seda jälle ümber lükata. See papik oleks ju küllalt. Me saame alati korruseid juurde teha, et seda muuta raskemaks. Oranžid mõtlevad kõvasti, aga risk on, et nad mõtlevad üle ja neil katsetamiseks enam aega ei jää. Tasane läheks nagu kergemini, oleks ehitamine. No vaata, mis juhtub. Parempoolne vajab ikka julmalt edasi, vasakpoolne jääb seisma. Üks veereb paremini, teine veereb halvemini. Mis tähendab seda, et auto hakkab oma trajektoorid kõrvale kalduma. Sellises pingelises olukorras ei kipu need head lahendused väga kiiresti pähe tulema. Kui too takistus siit ära võtta, siis ta oleks kõvasti parem, aga muidu see on super hea. Janni rattadisain osutus väga efektiivseks. Oluliselt parem. On jah? Hakkan tootma. Super, katsu lihtsalt seda, see on mega hea. Kas ma teen selle puri ühes paberist või ma panen mitu tükki kokku? Proovime ühega. Ma arvan, et see on piisavalt tugev. Vahet on pooled ära või? Jah, me liimime seda veidi. Kui me tahame teha väga kerget masinat, siis ta peab olema meil ideaalselt timbis, me peab olema purim ideaalselt sirge. Meil on küll nüüd vinged rattad, aga need ei hoia üksi autot sirgena, kui ta on liiga kerge. Nõus. Peaks tegema selle, et auto on kerge, nagu roheliste meeskonnal, või siis tegema nii, et autol on rohkem massi. Meil ei ole see laev väga lai selle jaoks, ta peaks mingi niimoodi olema. Niimoodi ta oleks ainult 2 ratta peal. Mis see kukus maha? Ma paneme taha 2 ratast ette üle. Ma võin kiiresti... Kuidas siia selle ühe ratta paneme? Üks siia ja teine siia otsa poole. Väga hea idee on kasutada 3-rattalist sõidukit, sest nii välditakse telgide paralleelsusest tulenevaid probleeme. Masin sõidab otsa. Ära liiga vastu lükka. Jääb küll liikumisruumi. Pange tagumist. Kus tead need esimesed? Sellepärast ma purje järgi vaatan. Sa tegid erinevad, esimest tegid juhitavad. Kaugjuhtimine. Paneme stopperi pulgana nii või naa risti sisse. Selleks, et masin liiguks otse, on ülimalt kriitiline, et need rataste teljed oleksid paralleelsed. Kui nad ei ole paralleelsed, siis liigub masin kaares. See sõidab ime ilusti, ei ole väga raske. Ja kuidas me kinnitame selle liimiga? Daniel. Kuidas me kinnitame selle siia? Kui telg ja see auk on väga erinevad, siis ratas vajub viltu. Käärid, kähku tiit käärid. Võtsime plaaniks ehitada masina, mille purjed on võimalikult suured, et kätte saada maksimaalne õhuvool. Ma proovin paralleelselt siia masti külge panna, vaatame, kas me saame varem valmis. Pange. Valmis, jah? Tuleb. Tiba läheb ikka. Esiratas veidi loperdab ning see kisub nende masinat liigselt paremale. Vaata, see telg on istus. Seda telgi on raske peale saada. Pane seda telgi ja veits. Niimoodi, jah. Selle augu diameeter on liiga suur. Äkki me saame mingi abivahendiga selle kitsamaks teha. Kuule. Lõikame siit mingi ruudu. Me kasutasime ratta stabiliseerimiseks paberit. Paneme viimasele rattale kindlasti selle papiga, proovime papiga. Väga hea. Tuleks tsipaka vastu. See oli põhimõtteliselt otsest, et tegelikult. Tsipakene. Natuke veel peab seda telgi liigutama. Aga selline puri? Proovime kohe, meil on aega proovida. Paneme selle külge lihtsalt. Saime sama ajaga valmis 2 purje. Ei, see on madalam puri, see on kõrgem, väga hea, me saame neid ju korraga lihtsalt kasutada. Nii, võta... Paneme just mõlemad. Teipi. Siin. Väga hea.
võib-olla veidike vajab. Natukene, aga me ei saa praegu teha päris nagu perfektset asja. Aga lihtsalt meil on paremas saada. Rohelistel on väga uhke, efektiivne disain. Ka need töötavad rattad peaaegu samal põhimõttel kui meil. Siniste masin sõidab kauem, meie masin läheb kiiremini minema ja jõuab kiiremini finišisse. Minu arvates oli kõige raskem mõista, mis meie süsteemil võib viga olla. Toimib küll. Kuidas me seda võime? Hoia vastas niimoodi, et see liim ei läheks raisku. Väga kena viimistlus. Jah. Ta on täitsa arvas. Korgil. Head võistlejad, 5, 4, 3, 2, 1, aeg. Oranžid. Puhas õnnemäng. Aeg on katsetada. Kas teie tehtud sõidukid ka töötavad nii, nagu peab? Asetage oma sõidukid rajale. Tähelepanu. Valmis olla. Mis nüüd saama hakkab? Kes nüüd selle võidab? Start! Sõidab. Aga äkki sinised lähevad nüüd ka puusse. Ja kuna mitte ükski sõidukitest ei jõudnud finišijooneni, võidab võistkond, kes sõitis kõige kaugemale. Seega võitja on sinised. Palju õnne teile. Pääsete duellist. Aga äkki me teeme veel mõne katse? Ma arvan, et me teeme nüüd tiimi koosoleku. See oli üks kõige võimsamaid hetki saates seni. Sinised tuleb kontrolli alla võtta. Teises ülesandes valmistage 3 vilet. Esimene neist mängib nooti do, teine mi, 3. soll. Sagedused on teil tahvli peal kirjas, eksida võite kuni 2 hertsiga. Võidab see, kes esimesena demonstreerib töötavaid vilesid. Aeg läks käima nüüd. Meil on vaja 3 nooti, see tähendab, et meil on 2 toru, eks ole. Kõigepealt me sattusime üsna segadusse, kuna laual oli hästi palju asju. Meil vett ei ole. Meil vett ei ole. Nendest oleks saanud teha hästi palju võimalikke lahendusi. Põhimõtteliselt, mida pikem on toru, seda madalam on noot. Järelikult see on meil kõige madalam, ehk siis do, siis nii on see keskmine ja sool peab olema siis kõige lühem, sest see on kõige kõrgem noot. Mina ja Vilet saame hästi läbi, kuna need on muusikaga seotud ja ma tegelen oma vabal ajal palju muusikaga. Üks asi, mis me saame proovida, pudelid põhi ära, teised kael ära, väike pragu sisse, me saame üksteise peale lükata ja muuta selle kõrgust niimoodi, et heli kõrgus hakkab muutma. Ma ei saanud sellest küll aru, aga see on üks asi, mille kallal me võiks tööd alustada. 2 varianti. Jan-Eerikul oli ka muusikaga varasemaid kogemusi ning ta hakkas kohe mõtlema väga selliseid unikaalseid ideid. See mõte teha 2 plastpudelist tromboon on nii äge, et ma tahan näha, mis tulemus tuleb. Ma ise ei ole mitte kunagi sellise idee peale tulnud. No küll, aga Jan, sa saad üksi hakkama sellega või? Me mõtleme edasi. Meil on siin teatud pikkusega see pudel, eks. Me saame, kui me teeme seda pikemaks, siis ta läbib siin, on siuke helilaine. Karl-Marti ja Karl ei saanud sellele teemal täpselt pihta. Paju Vilet oled teinud, teine? Jah. Siuke asi on jah? Avatud või suletud? Siit on suletud. Aga samas nad pakkusid ennast ka väga hästi meile siis kelliga abiks. Alustab siit täpselt tagasi võrkama. Ma ei ole teinud ühtegi pilli, eriti puhkpilli. Pudelisse joonistatud rõhulained on küll hea mõte, aga tegu on täiesti vale kontseptsiooniga. Nii see asi tegelikkuses küll ei ole. Kuhu korra? Ei, sa ei tohi. Iga päeva ma põhimõtteliselt alustan muusikaga. Ma hommikul ümisen endale, ma ümisen, kui ma kooli lähen. Ma jätan ümisemi siis, kui mõni inimene tänapäeval mind vaatab, aga peale seda, kui ma olen möödunud neist, siis ma ümisen edasi. No, siit tuleb noot, aga see ei ole see mõte meil vaja. Kus ma mõõdan? Noh, mina pean puhuma niimoodi. See ei ole täpne,
selle heli saama kuidagi konkreetsemaks. Vaata, kui sa paned pudelist erineva koguse vett, siis see kaelast sisse puhudes hakkab tegema erinevat häält. Nõus. Nii. Ja nüüd, kui me paneme need üksteise sisse ja muudame pudeli pikkust, peaks tekkima sama efekt. Väga hea, see on hea mõte. Ma olen nagu väga õnnelik sellele, milline mu meeskond on ja kuidas meil see asi toimib. Võib-olla peame. Sellega on see, et siin on võib-olla vaja miinust. Tule siia. Proovi midagi muuta. Võtad ainult natuke kõve ka. See läheb siia sisse. See läheb sisse, aga see niimoodi ei muuda. See on kõrgem. See on kõrgem juba. Aga sa ei saa nüüd kõiki sinna sisse lihtsalt laduda, jah? Sa saad korgid otsa enne. Jaa, aga me saame, topimegi natuke seda võib-olla vist. Nad täidavad pudelit paberi ja korgiga, et resonaatori mõõtmeid muuta, kuid siin on suur risk, kas heli peegeldub pehmelt materjalilt. Pudelikorgid võivad liigselt neelata selle võnkuva helisamba energiat. Ma oskan blockflööti mängida, aga ma ei oska seda blockflööti ehitada. Kas sa sellest mehhanismist oled nagu enam-vähem kuulnud? Kuidas seda õieti siis ehitada? Kas me sellest korgist ei saaks mingi... Oransid arvavad, et huulik on vaid toru, mis juhib õhku pilli sisemusse, aga huuliku ülesanne on tekitada alghäiritus. Kui huulik tekitab vajaliku müra, siis pillitoru valib välja õige sageduse, millega rõhulained hakkavad edasi-tagasi liikuma. Mida lühem on toru, seda rutem jõuab rõhulaine toru otsa ja huuliku vahel liikuda. Seega, mida lühem toru, seda suurem sagedus ja kõrgem noot. Huulikuid võib teha lihtsamaid ja keerulisemaid. Peaasi, et toimib. Võistlejatel tuleb aga hoolega vilede pikkusi timmida, et kõlaks do ehk C, mi ehk E ja sol ehk G. Panna nagu ühest otsast selle kinni ja siis kui teist otsast sisse puhuda, siis ta peaks andma mingisuguse kõrgusega tooni välja. Ei, flööt toimib natukene keerulisemalt. Oled sa puhunud? Seal on see heli, see... Jaa, sul on vaja mingisugust kiilusin õhuvoolu. Nagu ise muusika tegemise koha pealt, ma olen väga kauge inimene. Ma olen proovinud need kodus teha, mul ei ole see välja tulnud. Okei, siis sellega ma ei saa töötada. Okei, siis see jah ei tööta. Kas ta heli ei summuta? Aga proovi. Ja 5 hertsi, palun ärme seda pudelit natuke nüüd näpi, Soll peaks olemas olema. Me saime ühe noodi valmis ja siis me hakkasime mõistatama, kuidas teist teha. Ma olen varem üritanud vilet ehitada päris mitu korda, aga see pole kordagi õnnestunud. Siin on ka nagu auk põhimõtteliselt, et siis see heli läheb siia. Ja siis, kust august ta siis välja läheb nii-öelda. Blockflöödil tekib hääl niimoodi, kui inimene puhub siia õhku, see on siis huulik, ja see õhk jaguneb ja siis ta hakkab edasi-tagasi käima selle jagunemise tõttu. Ja siis, kui ma panen nüüd näppe siia, siis ma muudan toru pikkust ja sellega ma võimendan mingit tooni ja niimoodi siis see blockflööt töötabki, ma arvan. Selle ülesande puhul ei ole tegelikult väga oluline mõista, kuidas heli seal pillis liigub. Praktilised kogemused on siin tähtsamad. Blockflöödi huulikule me ei pea tegema ise mingit auku. Blockflöödi huulik ongi niimoodi, et huulik moodustab selle ümbritseva keskkonnaga, moodustab sisse see avavaata. Paneme õhupalliga näiteks natuke õhu tihedamaks seda, et nagu mingi tõmbame peale või kuidagi. Aga vaata, kui tõmbame teistpidi. Sinised leidsid üles selle peenikese toru ja hakkasid sellest meisterdama paaniflööte. 702 hertsi. Meil on seda kõvasti alla vaja tuua. Kuidas me alla saame? Teemegi, kui see on 702, on meil võimalik. Jah. Kuidas ta panna seda kindlat nooti mängima, oli nagu mitu erinevat varianti. Toru, pillista, pikkus õigeks, valmis. Näiteks katsetame, kui palju on, kui ta on mingi umbes sendi võrra pikem. Ta peaks lõpuni olema, aga seal lõpus pole auku. Me üritasime seal nagu lihtsalt kõigega nagu midagi kokku saada ja igalt poolt puhusime lihtsalt. Tehakse tegemise pärast ja tiimil ei ole ühtset nägemust, kuhu tahetakse välja jõuda. Võime teha õhupalli sellest. Mõttesagedus peaks sõltuma sellest, kui pingul ta on. Me saame mingi idee, me kohe alustame sellega. Me ei kaalu alternatiive. Mina loomulikult teen blockflöödi peale, sest et mulle meeldib see pill ja ma üritasin seda järgi teha, aga teised tegid seda nii-öelda rohuvilet, mis on siis põhimõtteliselt, siin on peenike riba ja siis siit puhud läbi. Nii, räägi.
sama asi nagu siin, aga me teeme teibist talle põhimõtteliselt niisuguse korgi, mida me saame üles-alla liigutada. Sellega saab põhimõtteliselt nii-öelda toru seda pikkust mõjutada. Ma keerasin siiski poolikuid teibirulle siia ümber, et seal toru põhjas oleks võimalikult sirge põhi, siis ta hakkab tööle. Sinised on väga kavalad. Nad kasutavad muudetava põhjaga pilet, et seda timmida õige sageduse peale. Okei, paigas. Mõlemale poole ja selleks saame reguleerida seda villikõrgust, mida see vile meil kasvab. Aga selline linnuvilepill, millel on üks tikk niimoodi põhimõtteliselt, millega siis reguleerite nii-öelda toru pikkust ja siis sellega saad helikõrgust muuta. Mõtlesime, et teeme seda järgi. Meie tiimi töö on paranenud, poisid küsivad minu käest nõu. Mina arvan, et äkki teeme kõige väiksema. Huulik näeb ju välja. Valmis! Võistlejad, stopp! Selle läks. Sinised, tehke kuuldavaks soovitud noodid. Do, mi ja sol. Suurepärane. Järgmine noot, palun. Väga hea tulemus ja jäänud on veel viimane. Kui ka see näitab soovitud sagedust, olete selle ülesande võitjad. Sinised, palju õnne, olete võitnud ka teise ülesande. Sinised on võitnud mõlemad ülesanded ja reeglite järgi otsustavad nemad, kumb konkurentidest läheb duellivooru. Ja see mõte duellist ajab alati hirmule. Tahaks raketisadet võita väga. Sinised, mis on teie valik? Duelli lähevad rohelised. Nemad on ikkagi ju siiamaani olnud põhilised konkurendid. Kohtunikega otsustasime, et duelli läheb teie hulgast Kelly. Kelly ei ole poiste seast esile tõusnud ning ma väga hea meelega tahtsin näha tema individuaalset sooritust. See oli ikkagi šokk. Teise aga nimetab võistkonna kapten. Kelly, kes on teine? Karl. Karl, sina oled teine duellant. Ma laadsin, et ma kuulsin valesti. Täiesti hoopi. Kelly ja Karl, teid ootab ees duell. Ma kardan, et ma lähen väga närvi. Ma ei usu, et ta väga tugev vastane on. Määrake peidus oleva toru pikkus. Võidab mängija, kes esimesena sisestab tahvelarvutisse õige vastuse. Võistlejate ees on 2 toru. Üks tervenisti näha, teisel paistab vaid ülemine ots. Et leida peidus oleva toru pikkus, on neil kasutada lapats, helisagedusanalüsaator, vesi ja mõõdulint. Palun alustage. Mõlemad võistlejad saavad kohe aru, mida teha tuleb. Ma üritasin nüüd seal lihtsalt kuidagi tampida, et mingit heli kätte saada. Kelly võiks julgemalt endale torudele peale koputada. Aga äkki ma saan nagu arvestada, et kui on nii palju vähem ruumi, siis on sagedus nii palju suurem. Ja üritasin midagi kokku arvutada. Tundus, et Kelly on juba lõpetanud ja hakkab vastust panema. Siin tuleb ühte torru valada vett senikaua, kuni torudest kostev heli on ühesugune. Nagu eelmisest ülesandest õppisime, on heli seda kõrgem, mida lühem on toru. Nähtaval olev toru teeb madalamat häält kui peidus toru ja on seega pikem.
Kui paneme sellesse vett, väheneb torus õhusamba kõrgus ehk helilainete jaoks toru pikkus. Hääl, mis torust selle suudme pihta lüües kostab, muutub kõrgemaks. Lisame vett, kuni torud helisevad sama sagedusega ja mõõdame kõrguse veepinnast toru servani. Nii saamegi teada, kui pikk on peidus olev toru. Palju õnne, Karl! See on õige vastus ja sina jätkad saates. See nagu mingis mõttes tundus uskumatu, et mina jään mängu. Kelly, aitäh sulle, aga nagu näha, oled sa ka õigele tulemusele väga lähedal. Võistlema on jäänud 10 noort. Mängus on kindel pääs Tartu Ülikooli või Tallinna Tehnikaülikooli ja loomulikult 10 000 euro suurune teadusstipendium. Järgmisel nädalal lähevad ülesanded juba nii peeneks, et neid palja silmaga ei ole enam näha. Kohtumiseni nädala pärast. Järgmisel nädalal säravad need võistlejad, kes on kunagi fotoaparaadi sisse piilunud. Edasipääs sõltub noorte optikateadmistest ja kõik tahavad konkurentidele silmad ette teha. Kas oranžid saavad lõpuks kaua oodatud võidu? Rakett 69 oli lihtsalt super kogemus. Nagu siin sai nii palju teha ja nii palju uusi tutvusi. Ja see oli lõbus ja huvitav kõike. Tulevikus ma loodaksin tegeleda teadusega. Sa saad millelegi alati toetuda, midagi saab alati tõestada, aga samas sa saad nii palju uut avastada. Teadustoimetaja Juhan Koppel teeb tänaste ülesannete lahenduskäigud puust ja punaseks Rakett 69 koduleheküljel. Osalejate kohta leiate infot meie Facebooki lehelt. Mm-hmm.